see kilp on ajalooline sümbol tegelikult, sellest majast ajalugu on täitsa jooksnud. Siin on Eriooni vana vaskuvõrk. Nii palju selestaks, et siin on siis see multitoru, mis jookseb siis sinna alla sellesse kappi või kilpi sealt. Ja nüüd, kui me tahame konkreetselt ühte või teise korterisse minna, siis meil sisuliselt peame selle toru pikendama sellesse korterisse, sest see toru saab olema hermetiline, et me saame sinna kiu sisse puhuda, mis korterisse siis sinna kõnna vaja ühendada. Ja see käib niimoodi jätkudega, et natuke selline veesüsteemi moodi, saate seal üleval ka korterisse läheb, siis on konkreetselt üks korter on teostatud. Ja korteris me kasutame eelotsustatud need kaablid, et mitte midagi ei ole vaja keevitada, lihtsalt ühendatakse seal peale kogu loo. Et selline toru siis jookseb korteris. Et tegelikult pikka aega, miks optikat oli väga tülikas, rääkimata hinnast, oli kliendini panna, oli see, et optikat ei saa painutada samamoodi nagu vaskkaablit või traati. Tänapäeval on tulnud uued optikastandardid ja tegelikult toodetakse täna juba ka sellist optilist kaablit, mida võib lüüa täpselt samamoodi nagu mingit katti või seda vana lapsa kaablit seina peal ja painutada väga väikse tegelikult raadiusega. Ehk tegelikult väga mugav on tänapäeval optikat panna ka korteri sees sisekaablina, et selles mõttes siin on tehnoloogia nagu ka jõudnud päris kaugele. Kunagi Tele2 oli seminaris, et üks asja ei juhtu kunagi optiline tuppada. Mis tuleb korterist, ühendatakse siin siis selle magistrali püstiku külge ja siit nüüd edasi. Ütle et alustame. Tuleb sinna. Jörgen, hakkame teha. Hakkame. Palun. Et esimesed 70 meetrit kaabel pannakse sisse ilma õhutada. Tegelikult tehnoloogia võimaldab kuni kilomeetrini paigaldada. 1000 meetrit. Kus ta nüüd kiinni on? Et mõnes mõttes nagu ehitatakse kortermajadesse veel üks torustik juurde. Jah. Kaabliga. Siin on arvesti peal ja me näeme palju meetrit läks sisse, juba on 15. Siin on teevad peab olema kuskil 30 meetrit, 10 alla ja siis 20 läbi keelderi, teised tehtud olema. No vaata, kui see on vaja. Ja võib-olla tõesti, et nüüd on meil põhjus sinna tagasi liikuda. Siit nagu enam suurt midagi ei näe. Nüüd järgem, kuidas see asi siis...